Tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, miks võib abi küsimine olla raske. Seekord räägime üksindusest, sest üksindusega on üks veider asi. Sa võid veeta terve päeva teiste inimestega, koolis, tööl või trennis. Õhtul veel sõpradega sõnumeid vahetada ja ikkagi tunda, et oled kuidagi üksi. Kuidas on võimalik tunda üksindust siis, kui inimesed on tegelikult sinu ümber ja mida selle tundega teha? Kõigepealt tasub teha vahet kahel asjal. Üksi olemine ja üksindus ei ole sama asi. Sa võid veeta terve õhtu üksinda ja seda nautida. Samal ajal võid olla peol, kus on 10 inimesi ja tunda ennast väga üksikuna, sest üksindus ei sõltu ainult sellest, kui palju inimesi sinu ümber on. Oluline on ka see, millised suhted sul nende inimestega on. Kas tunned, et sind mõistetakse? Kas sul on keegi, kellega saad päriselt rääkida? Kas tunned, et kuulud kuhugi? Kui sellist kontakti on vähem, kui sa vajad, võibki tekkida üksindustunne. Mõtle näiteks koolile, ülikoolile või tööle. Sul võib olla inimesi, kellega koos lõunat sööd. Inimesi, kellele saad mõne naljaka video saata. Inimesi, kellega nädalavahetusel välja minna. Aga kui sul on päriselt raske, ei pruugi olla kedagi, kellele tahaksid sellest rääkida. Väljast vaadates võib tunduda, et sul on palju sõpru, aga sina ise tunned, et keegi ei tunne sind päriselt. Ka see on üksindus. Ja see aitab mõista, miks üksindus võib meile nii tugevalt mõjuda. Inimene vajab kontakti teiste inimestega. Meil on oluline tunda, et kuulume kuhugi ja et meie ümber on inimesed, kellele saame vajadusel toetuda. Sellepärast võib üksindust vaadata natuke nagu nälga. Kui kõht on tühi, annab nälg märku, et kehal on midagi vaja. Üksindus võib samamoodi anda märku, et meil on puudus kontaktist teiste inimestega. See ei tähenda, et sinuga oleks midagi valesti. See tunne annab sulle infot selle kohta, mida sa praegu vajad. Aga siin tekib üks probleem. Kui üksindus kestab pikemat aega, võib see hakata mõjutama ka seda, kuidas me teiste inimeste käitumist tõlgendame. Näiteks saadad sõbrale sõnumi, möödub paar tundi ja ta pole vastanud. Ühel päeval mõtled, et tal on ilmselt kiire. Aga kui oled juba pikemat aega tundnud, et teised hoiavad sinust eemale, võib pähe tulla hoopis, et ta ei tahagi sinuga rääkida. Olukord on täpselt sama, aga meie tõlgendus on erinev. Ja siit võib tekkida ring, millest on väga keeruline välja saada. Tunned ennast üksikuna, hakkad rohkem kartma, et teised ei taha sinuga suhelda. Sellepärast ei kirjuta võib-olla ise, ei lähe kaasa või hoiad vestluses rohkem tagasi. Kontakti teistega jääb veel vähemaks ja üksindustunne võib selle tõttu veelgi suureneda. See ei tähenda, et inimene oleks oma üksinduses ise süüdi. Pigem võib pikalt kestnud üksindus teha teiste poole pöördumise raskemaks, just siis, kui seda on kõige rohkem vaja. Seda tunnet võib võimendada ka sotsiaalmeedia. Kujuta ette, et oled reede õhtul kodus ja avad telefoni. Üks inimene on peol, teine reisil. Kolmas istub suure sõpruskonnaga restoranis. Ja üsna kiiresti võib tekkida tunne, kõigil teistel toimub kogu aeg midagi. Aga tegelikult näed sa ainult väikest osa nende elust. Sa ei näe õhtuid, mil nemad on üksi. Sa ei näe nende ebamugavaid hetki. Ja suures sõpruskonnas tehtud pilt ei ütle meile, kui lähedased need inimesed tegelikult omavahel on. Seega ei tasu enda igapäevaelu võrrelda teiste inimeste välja valitud hetkedega. Aga mida siis teha, kui tunned ennast üksikuna? Kõigepealt tasub endalt küsida, millest mul tegelikult puudu on? Kas sinu ümber on lihtsalt liiga vähe inimesi või on inimesi küll, aga tunned puudust lähedasemast suhtest? See vahe on oluline, sest need vajavad natuke erinevat lähenemist. Kui sul on vähe võimalusi teiste inimestega kokku puutuda, tasub otsida kohti, kus kohtud samade inimestega korduvalt. See võib olla trenn, huviring, kursus, vabatahtlik tegevus või mõni muu tegevus, mis sind päriselt huvitab. Oluline on just korduv kokkupuude. Sõprus ei teki tavaliselt ühe hea vestlusega. Kõigepealt näete üksteist paar korda, siis hakkate rohkem rääkima. Ja aja jooksul võib sellest kujuneda lähedasem suhe. Sellele tasub anda aega. Aga võib-olla ei ole sul inimestest puudus. Sul on sõpru ja tuttavaid, kuid suhted tunduvad kuidagi pinnapealsed. Sellisel juhul ei pruugi lahendus olla veel rohkemate inimestega tutvumine.
Võib-olla on vaja mõne olemasoleva inimesega natuke rohkem avaneda. See ei tähenda, et pead talle kohe kõik oma probleemid ära rääkima. Võid alustada millestki väiksest. Näiteks, mul on viimasel ajal päris stressirohke olnud. Ja vaadata, kuhu vestlus sealt edasi liigub. Lähedus tekib tavaliselt siis, kui inimesed julgevad tasapisi üksteisele rohkem endast näidata. Ja üks praktiline asi veel. Ära oota alati, et teine inimene teeks esimese sammu. Kui tahad kellegagi kokku saada, kirjuta talle. Näiteks, kas tahad homme kohvi võtta? Lähme jalutama. Kas sul nädalavahetusel aega on? Mõnikord ootavad 2 inimest korraga täpselt sama asja, et teine kirjutaks esimesena. Keegi peab lõpuks selle esimese sõnumi saatma. Ja loomulikult ei lahenda üks sõnum või üks uus hobi alati üksindust. Suhete loomine võtab aega. Kui üksindus on kestnud pikalt ja hakkab mõjutama sinu und, õppimist, tööd või igapäevast enesetunnet, tasub sellest kellegagi rääkida. See võib olla sõber, pereliige, koolipsühholoog, nõustaja või mõni teine spetsialist. Sa ei pea ootama, kuni olukord muutub väga raskeks. Kui tahad sellest videost midagi praktilist kaasa võtta, siis alusta ühest küsimusest. Millisest kontaktist mul praegu puudu on? Kui sul on puudu inimestest, otsi võimalusi nendega korduvalt kokku puutuda. Kui sul on inimesed olemas, aga puudub lähedus, proovi mõnes suhtes natuke rohkem avaneda. Ja kui on keegi, kellega tahaksid rohkem suhelda, ära jää alati ootama. Tee ise esimene väike samm. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Üksindus ei tähenda tingimata, et sul on liiga vähe inimesi ümber. Sageli tähendab see, et sul on puudu sellisest kontaktist, mida sa praegult vajad. Ja lähedased suhted ei teki tavaliselt korraga. Need kujunevad väikestest ja korduvatest kontaktidest. Järgmises videos räägime sellest, kuidas toetada sõpra, kellel on raske. Sest vahel märkame, et sõbral ei lähe hästi, aga ei tea, kas peaksime midagi ütlema või mida üldse teha. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.